suure grupi all 30-40 ja vastusõid on tihti üle 1000. See tähendab, kuidas see töötab ja miks mitte see võiks töötada ka Eestis. Korra seganud, Eestis oli minust mingisugune portaal, ma ei mäleta selle ära nimeks, lõi Narva mingisugune arst, oli meie aitanud hind, minu see keelati ära mingisugune selline jäänud, et narkomaan nagu üksteega ei tohi netis suhelda. Mingi selline... See on võimalik, et see on selle vana... See hiljuti oli üleval mingi 4-5 kuud tagasi ja nüüd on ta kinni pandud, sest minu selle ära esitati mingid kaebused, et tema just pakkus seda, et omavahel rääkimine ja kõik see viib rohkem sihile kui see, et näiteks ilusat pilti ja reklaamid. Minu arust sellega tekkis mingi jama, et see oli analoogselt hästi palju vastuseid, hästi suur blogi. See on ilmselt need, kes peavad talusid ja nende inimeste poolt ära keelatud kuidagi. Seal on nagu, seal ei ole kommuun, seal on see väike grupp, kes enam kunagi kokku ei saa võib-olla või et... See ära võis isegi mingit saadetes ja pärast seda tekkiski see Pro ja jama, et nagu keelati ära, et kas oli üks kahvlimaad saatmine või... Samas on poole väike vahe see, et see on rohkem loodud nagu vanemate suures jaoks. Ja see peab nagu ka olla kontroll. Need ise töötajad peavad nagu seda rangelt kontrollima ja juhtima. Siit tuleb uus väljund selles mõttes, et need narkomaanid, kes on rehabilitatsioonist välja tulnud, et nad ise nagu adminivad neid veebe ja korrastavad ja hoiavad töös. Et siis... Sellised asjad rohkem sõltuvad sellest, kas need inimesed ise hakkavad näevad siin vaeva või näe. Muidugi, kui see jääbki niimoodi, kas areneb või areneb nagu siin puhtalt omaette, siis muidugi see muutub suureks riigikastiks. Aga jah, kui seda nagu kontrollida, siis miks mitte. Siis enne mainitud AdWords, mis siis suhteliselt odavalt saab nagu reklaamida ennast Google'is või neti.ee-s. Et vastavalt märksõna peale, nagu otsitakse, tuleb siis see reklaam üles seal paremal ääres. Mis see maksab? See on oksisüsteemiga. Selles mõttes, et kui sa näiteks tahad panna märksõna elektroonika, eks ju, see on tohutult kallis. Teatud maksavad näiteks 60 krooni klikk, aga sa võid maksta ka 10 senti klikk. Ja tõenäoliselt need narkomaaniaga seotud ei ole nagu nii suur konkurents, et keegi ei taha ennast reklaamida sellest. Aga need, selles mõttes oleneb nagu, kui palju reklaamiandjaid tahavad ennast panna. Aga see on tõenäoliselt tühi. Arve tuleb klikkide pealt. Ja iga kliki pealt maksad. Neti ees, kui te enne näitasite, siis tõenäoliselt ma pakun, et te saate alates 15 krooni nädal. Nii et nii odavalt on võimalik ennast. Ainus asi, et tuleb kaardistada õiged märksõnad. Mis on need märksõnad, mida nihuke vanem võib nüüd otsida? Kokkuvõttes see, et sihtrühmaks on narkomaanid ja vanemad, mitte narkomaanid, nagu siin arvatud oli päeva meie poolt. Siis töötab lihtne sõnum, mitte reklaam. Saarreklaami jaoks on võimalik taotleda tasuta reklaampindu. Hästi on see, et kommuun loob tuleva baasi info levikuks. Ja see on kõik nagu võimalik ja täitsa realiseerub. Asi on see ärme reklaamine, andmine infot. Ja võib-olla siia ma tooks ka ühe asja, mis võib-olla ei ole nii otseselt sellega seotud, aga see tuli ka selle narkopunkti reklaamkampaania kokkuvõttest ja raportist, mis ütles ka üks noor venelane. Ütles niimoodi, et mitte nende plakatites ja need, mis olid igal pool linnas. Nende plakati asemel tuleks kas NBA või Striboli plakatit üles panna. Ja põhimõtteliselt oli see, et selline võitlemine ilmestite vastu, kus pannes igal poole neid ilusaid reklaamplakateid, ainult tekitab rohkem huvi. No võib tekitada rohkem huvi. See tahaks öelda, et eelmast sellise kanet tõmbab sind või mingi. Ma sõitsin bussiga esimest korda räägin ainult seda, et kanet tõmbab sind, aga see oleks müüvad seda kanet. Hakkasid neelud käima. Selle asemel tohvid igal pool neid plakatid, mis põhimõtteliselt isegi reklaamivad narkomaanid mingis mõttes. Et tegeleda nende päris probleemidega
panna selle raha sinna, kuhu vaja on. Et no praktiliste probleemide tegeleda ja või siis üks hea võimalus on nagu lihtsalt korraldada selle asemel neid üritusi rohkem, kas või koostöös sama reptsionikeskustega ja nii edasi, mis lihtsalt annaks nende noortele kohti, kuhu minna ja oma aja veeta, mitte nagu langeda narkomaania sisse. See on nagu meie põhiidee.